Joo rahvas, siin Ralf ja tänases videos ma näitan teile oma 2025 sügise setupi või tegelikult kogu gaming ruumi. Tegelikult see ruum ei ole ainult gaming room, vaid see on ka siuke creative space nii-öelda minu jaoks ja Ketli jaoks. Aga enne, kui ma teile seda ruumi hakkan näitama, siis kindlasti smashige seda like buttonit ning subscribe'ige, kui te veel ei ole. Hetkel on meil siin kanalil 3370 subscriberit. Kas me teeme selle videoga 3400 ära? Anyway, kui te ei ole veel subscribe'inud, siis kindlasti subscribe'ige. Aga selleks, et ma saaksin teile seda creative space'i näidata, mul on vaja tuled kustu panna. Alright, kas te olete valmis? God damn, look at this shit. We built this shit, brick by brick. Okei, aga alustamegi siis tegelikult sellest, et kui tuppa tulla, siis esimese asjana on siin paremal seinal kõige parema Batmani filmi poster. Matt Reevesi, Robert Pattinsoni Batmani film. Kõige parem Batmani film, not gonna lie. Ma olen seda vist 3 korda näinud ja iga kord ma olen aina rohkem ja rohkem hakanud seda filmi armastama. Järgmise asjana on siin samas Ketli meigi setup. Ma ei oska mitte midagi rohkem selle kohta öelda, aga te võite reitida. Ei, Ketli karjus ei. Okei, siis ärge reitige. Siin make-up stationi kõrval on kohe minu erinevate popkultuuri ja kogutavate asjade riiul. Ma pean vist valgust juurde panema, see on liiga pime video. Siin on minu vahva riiul. Siin on üks minu Rocket 5 kõlaritest, Spider-Mani Funko, erinevad mingisugused figuurid. Siin on Mr. Fantastic, Luffy, Spider-Mani mask. See saas siin, te kujutate, kui palju see maksis. Siin on Planetary Destruction, üks kõige paremaid siukseid underground mixtape minu arust, kui te ei ole kuulnud, siis minge freaking kuulake. Rubiku kuubikud. Siin on minu vinüüli kollektsioon, mis on vaikselt täienenud, võrreldes siis eelmise korraga, kui ma siin kanalil oma vinüülidest rääkisin. Spectacular Spider-Man istub siin, vaatab peale. See on mõned funkod veel. Siin on minu isa kingitud uur, lõhnaõlid, Mikey ja Link. Minu kaasaskantav vinüülimängija. See kaamera on esimene kaamera, mille ma ostsin YouTube'i videote tegemiseks oma mingi 16. sünnipäeval vist. Siin on natuke veel lahedaid asju. Siin on Symbiote Spider-Man, Spectacular Spider-Manist. Shit was my childhood reaalselt. Rassi kingitud väike Spider-Mani figuur. Siis siin on 2 CD-plaati. Vinyl Days ja Ultra 85. Mu CD-player. Siin kastis on kõik mu käekellad, käevõrud, sõrmused ja sellised asjad. Päikseprillid. Alright, siin kõige alumisel sahtel on mu kingitud Venomi Lego. Kusjuures Rasmus kinkis mulle täpselt samasuguse ja siis ma pidin talle tagasi andma sellest, et mul juba oli. See oli ka mu lapsepõlv, siin on Ben 10 väiksed mänguasjad, mis ma kunagi väiksena sain ja Death Stari pusle, mida me ei ole kokku pannud. Liikudes edasi siis aknalauale, siin ka ei ole midagi erilist, aga siin on samamoodi väiksed Legod. Rasmuse kingitud Spider-Mani Rubiku kuubik, mida ma ei ole julgenud segamini ajada. Mandaloriani Lego pea. Üks kõige lahedamaid asju, mis mulle on kingitud. Liisu pliiats tegi minust portree ja kinkis selle mulle. Vaata seda, see näeb nii lahe välja reaalselt. Mul on nii hea meel, et mul siuke asi olemas on. Siis siin on mu setup, aga selle kohal on siukene organizer. See on vist Ikeast ostetud, ma ei ole kindel, aga siia ma olen pannud enda nokamütsi, ringlaidi, kõrvaklapid, koomiksid, mingisugused pliiatsid, pastakad, võtmed ja juhtmed ja passi. Siuksed asjad, mida on hea siin nii-öelda display'da. Üleüldiselt see näeb hea välja, aga samas on hea käeulatusse panna asju, mida kasutad ja nad ei pea olema kuskil, ma ei tea, laua peal või kus iganes kapis. Edasi minnes on samamoodi seina peal siuksed väiksed riiulikesed. See on siis minu ja Ketli ühine space. Kuna paremal on minu setup, siis paremal on minu stuff, vasakul on Ketli setup, vasakul on Ketli stuff, aga see on siis ühine, kus siis ongi tema kaisukarud, natuke fake taimi. Ei, tegelikult need on päris taimed ja me kastame neid. Rubiku kuubik, siis mu vanaisa kolju. Mitte päriselt mu vanaisa kolju. 2 väikest Lego Star Warsi kujukest. Minnes edasi veel on maakaart. See on nüüd Ketli oma. See on selline maakaart, mida sa pead värvima iga kord, kui sa käid kuskil riigis. Nagu näha, siin on väga vähe värvitud. Me oleme koos väga vähe reisinud. Siin on Ketli siis reisid. Mis selle juures on natukene nõme on see, et näiteks kui see oleks minu oma ja ma olen käinud Venemaal, aga ma olen käinud ainult Moskvas. Et kas sa siis värvid kogu riigi ära? Ei värvi ilmselgelt ju, sa ei ole ju kogu Venemaa avastanud. Aga siin on nagu see, et sa peaksid tehniliselt värvima siis kogu riigi ära. Which is kind of stupid, aga samas loogiline ja arusaadav. Ja me panime selle välgunoole valgustuse
siia ketli poolele. Jätame minu setupi viimaseks, seega vaatame üle ketli setupi ja palun reitige ka eraldi ja siis üleüldiselt kogu seda ruumi. Ketlil on LG 27 tolline 1 millisekundi response time'iga 144 Hz monitor. See oli kunagi minu monitor. Ma tegin isegi video sellest, kui ma ostsin selle, aga tal on hea sellega CS-i mängida. See on piisavalt nagu suur monitor selles mõttes. Tegelikult vist CS-i mängitakse sageli isegi 24 tollise monitoriga. Tal on minu vana hiire matt, mis on siin see Jaapani teemaline, ilusad kirsiõied ja siuke väike hütt. Siis minu vana keyboard, see on see Arke Royal Clash, mingisugune väga odav lambine miniatuurne keyboard, Logitechi wireless mouse, mis on samuti minu oma. Siin on kõik reaalselt minu oma. Minu vana klapid, klappide hoidja, roosat värvi, ketli hoiab siin sukest roosakat valget teemat. Need on siis Corsairi, mis iganes klapid need on, ma võin panna pildi ekraanile. Ja siis Finefine'i või Finefine'i mikker, seda ta saab ka samuti kasutada, kui ta on näiteks Discordis või midagi taolist. Siin on Chandleri Funko, Rest in Peace, Matthew Perry. Sõbrad on meie ühine üks lemmikutest sarjadest. Alright, ja siis PC. Juhtmemajandus ei ole hea ei mul ega ketlil. See ei ole midagi crazy't, aga ma panen spekid ekraanile. Ja istumiseks on tal lihtne kontoritool, mille me kunagi ammu panime koos kokku. Ketli setup näeb siis selline välja. Näitan ka korraks pimedas. No kui see ei ole vibe, siis ma ei tea, mis on. Siia seinale võiks asju panna veel too, siis oleks nagu eriti nice. Minimalistlik setup. Täpselt sobilik talle selles mõttes, et talle meeldib hoida asju lihtsana ja puhtana ja CS-i pelamiseks hästina. Ma olen siin natukene asju muutnud selles mõttes, mitte palju, aga natukene küll. Me tegime aasta alguses selle video, kus me näitasime kogu seda ruumi tegemist ja nüüd ma saan siis näidata teile oma setupi selleks sügiseks. Arvatavasti talveks ma tõstan siin jälle asju ümber, aga selleks sügiseks minu creative space, minu gaming station, minu videote vaatamise nurgake, minu videote tegemise nurgake. Siis ma ei tea, kust alustada isegi. Hakkame lihtsalt vasakult tulema. Siin on minu Hadese mängust Zagreuse kujuke. Selle all on One Piece'i manga ja siin taga on üks täiesti päris time. Selle taga on siuke väike valgus, mille me mingit temust vist tellisime. Need on ülinaisid, sest et nad annavad pimedas siukse mõnusa vibe'i toale. Selle all on teine Rocket 5 kõlar ja selle kõrval on minu bad boy Xbox Series X. Xboxi kõrval on kohe Black Torchi ja Zelda mangad ning Xboxi ees on minu vinüülplaadist topsi alus. Et siin on hea mingit pudelit või topsi hoida või klaasi, kui ma pelan ja joon näiteks vett või ma ei tea, mingit karastusjooki. Siis siin kõrval kohe on Xboxi pult, LED-puldid, üks kleeps, mille mu sõber tõi. Ma ei tea nüüd, kuhu seda panna, ma mõtlesin, et äkki panna rula peale või ma ei tea. Siis siin on minu esimene striimi rahadega ostetud mic. See on siis täpselt sama Genesis Radium 400 USB mic. Ma reaalselt ostsin selle oma esimeste striimi rahadega, kui ma striimima hakkasin. Kunagi ammu mingi 2021 või midagi taolist. Te panite räigelt onasid ja ma ütlesin, et kõik need rahad lähevad ilmselgelt contenti tegemisele, striimide ja videote kvaliteedi tõstmisele. Ja see oli esimene asi, mis ma ostsin, sest et mul oli juust mikker. Ma olen väga tänulik teile, sest et ilma teieta ei oleks see olnud võimalik. Ja crazy on mõelda seda, et mõned teist vaatasid enne neid striime mind ja siiamaani vaatavad. Ma olen südamepõhjani tänulik reaalselt, ma ei suuda nagu hoomata seda. Aga lähme edasi. Siin on minu AOC 34 tolline curved ultrawide monitor, 180 Hz, 1 millisekund response time. Mitte midagi crazy't, see on suht budget ultrawide, aga väga-väga mõnus kasutamiseks. Kuna ma ei viitsi enam väga mänge competitively mängida, siis mulle meeldib selle ultrawide'i puhul just see, et see tõmbab sind sinna mängu sisse rohkem. Sa saadki lihtsalt laid back olla ja nautida mängu täiel rinnal. Varem ma tahtsin ka pigem mitte curved monitori, mitte ultrawide'i ja just sellel eesmärgil, et rohkem mahuks nii-öelda sinna silmepiiridesse. Mitte, et see oleks nii ultrawide, aga CS-i mängida ma tunnen, et ei ole sellel nii hea. Ma pean väga locked in olema ja väga tajuma seda mängu, et olla competitively hea. Aga mänge nagu Lost Ark, Marvel Rivals, casual'i mängides siis ja mingi GTA näiteks. Nii fun sellel monitoril. Monitori peal on samuti monitor light. See mõnusalt valgustab mu keyboardi ja üleüldse seda lauakest siin. Sellel on 3 funktsiooni, et on valge, kollane ja siis siuke mõnus nagu keskmine. Kollase ja valge keskmine. Selle kõrval on kohe minu Elgato MK2 webcam. See on kõige parem veebikaamera, mis mul olnud on.
see on megalt kvaliteetne, kuigi see on 1080p. Ma ei mäleta, kas ta on 4K ka, aga see on megalt kvaliteetne, sul on nii palju võimalusi sellega, väga nice veebikaamera. Selles peres in Elgato we trust. Monitori all on minu Elgato Stream Deck, siia ma olen praegu pannud lihtsalt animatsiooni. Mul on tegelikult valmis nagu streamimiste ja asjade jaoks kõik need slaidid, aga ma ei kasuta seda praegu. Siit on mõnus mingi, ma ei tea, volüümi kruttida. Mul on siin mingid lingid, et saab ülikiiresti. No näiteks vajutan Netflixi ja boom, Netflix tuleb lahti. Kuigi ma ei kasuta seda eriti. Ta on mul üldiselt lihtsalt selle visuaali peal. The Amazing Spider-Man 1. Mida ma kasutan vahepeal on see, et ma panen mic'i mute'i siit. Ja kohe selle kõrval on minu diffuuser. Siia ma panen üldiselt lihtsalt vett, aga tal on lahedad värvid ja siis annab mõnusat vibe'i. Ilmselgelt ma siin monitori all täpselt seda ei lase. Ma üldiselt tõstan tõesti natuke mingi kõrvale või ettepoole või mis iganes. Monitori taga on minu bonsai puu. Vist oli bonsai, ma ei ole kindel. Igatahes see on mingi väga fake asi, aga see näeb hea välja. Ja siin kõrval on ka mu õe poolt toodud Mersu. Saksamaalt tõi selle ja ma ei tea, kas ta tõi üldse selle mulle, aga ma tuurisin selle igatahes. Kõrval on kohe Rubiku kuubik, kalender, 2 telefoni, sest et mina olengi Walter White, mul on 2 telefoni, mul on tegelikult 3 telefoni. Ja siin on mu esimene monitor, mille ma ostsin, kui ma YouTube'i alustasin, 2016 alustasin, aga 2017 alguses ma ostsin endale arvuti ja monitori. Mu isa tegelikult ostis mulle arvuti, me käisime koos poes. Ta ostis mulle ühe kontori arvuti. Ma arvasin, et see on piisavalt hea. See oligi tegelikult piisavalt hea. Ma sain pelada, ma sain monteerida videoid. Ma sain kõike teha sellega, kuniks ma ostsin oma esimese mänguarvuti. Aga see monitor siin, see on Samsungi 27-tolline curved 60 Hz, 5 millisekundiline response time. Mitte midagi erilist, aga väga decent second monitor lihtsalt. Sobib siia nurka väga hästi. Varem ta oli siin peal. Ma tahtsin eelmine suvi teha muudatuse ja panna monitori peale, aga mulle ikkagi meeldib, kui on kõrval. Ja siin ripuvad minu Corsairi klapid. Need on need wireless klapid, mis mu sõbrad kinkisid mulle sünnipäevaks, mis on reaalselt väga armas kink, sest et mu eelmised Corsairid olid läbi saamas, aga Corsairi klapid on minu arust ühed kõige paremad klapid. Sa kuuled helisid nii hästi, nad on nii mugavad. Need klapid siin on kõige mugavamad klapid, mida ma olen kunagi kandnud. Need ei ole nii mugavad, aga nad on wireless, ehk siis nad on teistmoodi mugavad, aga nad näevad nii head välja ka. Järgmiseks jõuame siis laua peale, ehk siis siin on mu Adventure Time'i hiirematt. Samamoodi lihtsalt Temus tellitud, ideaalses suuruses, jumala normaalne materjal, väga okei kvaliteet ja mulle meeldib see, et ta näeb siuke, ma ei tea, siuke vits lapsik välja siin laua peal. Ülilahe, värvid on väga toredad. Annab väga siukest mõnusat vibe'i siia lauale. Ma üks hetk tahtsin täiesti valgeks setupiks teha, aga nüüd ma tunnen mustast jälle puudust ja siis ma olengi läinud mustale klaviatuurile, mustale hiirele, mustale hiirematile üle ja üleüldiselt lihtsalt valge laud, aga kõik muu on üldjuhul musta värvi siin setupil. See klaviatuur on see, mille ma tellisin Temust. This guy here has a freaking Temu setup reaalselt. Ei, aga Temu klatšib reaalselt, see on ebareaalne kui nice klaviatuur. See on mingi ajas. Ma avasin selle oma eelmises main channeli videos, kui te ei ole veel seda näinud, siis minge vaadake. Siin see tähestik ja numbrid ja kõik asjad on teistmoodi asetatud, et ei ole siin klahvide peal, vaid on klahvide ees. Ainult valge värv, aga väga mõnus. Siin on ka tegelikult see volüümi noob, et kui ma seda krutin, siis volüüm muutub ja kui ma sellele klikin, siis läheb mute'i või deepenile. Ebareaalselt decent sound test, arvestades, et see on Temu klaviatuur. Temu klaviatuur! Sellel peaksid olema red switchid või siis olid brown switchid, ma ei ole kindel. Ketlil on red switchid, mul vist olid brown switchid. Väga nice, mulle tõesti väga meeldib, ma soovitan. See oli vist ainult mingi 30 ka. Ja siin kõrval on minu Attack Sharki wireless mouse, mis on Amazonist tellitud. Seal on mingi erinevad mode switchid ja värki-särki. Seal ei ole mingit värve, ma panin siia lihtsalt need kleepsud peale, need tulid kaasa, see oli full lihtsalt must hiir. See laeb siin. Kui ma siia panen ta, siis ta laeb ja juhtmega saab samamoodi ühendada. Et megalt vahva ja siis ta põleb siin. Et saab juhtmega ka ühendada. Väga normaalne, hästi kerge hiir. Selles mõttes väga kerge hiir. Aga ma tahtsin endale wireless mouse'i. Ma tahtsin, et ta oleks musta värvi. Ma olen väga rahul sellega. Tegelikult see oli samamoodi vist mingi 30 või midagi taolist. Ma panin TikToki vist otsingusse lihtsalt mingi budget wireless mouse või midagi taolist. Et kogu see siin on full budget, aga see näeb nii hea välja ja see on nii mugav. Ja eelviimaseks asjaks minu setupil on mu arvuti. Me paneme jala ette, et seda õudselt
kaablimajandust ei näeks. Arvutit ma ei ole vist kuidagi uuendanud, minu arust vähemalt. Ma panen spekid ekraanile. Ei ole midagi erilist, mul on siin lihtsalt erinevad valgustuse režiimid. That's about it. Näeb vahva välja, ta ei ole üldse suur kast. Ja spekid on ka väga decent, et selles mõttes veab mänge ilusti välja ja ma saan kõik asjad sellega tehtud. Ja miks ma ütlesin eelviimane? Sest viimane on mu LED gamingu tool. Ta on väga mugav ja mulle meeldib see, et sa saad selga panna full pikali. See on minu arust kõige suurem eelis gaming toolidel. Kontoritoolid on minu arust 9x10 mugavamad kui gaming toolid. Aga gaming toolid on ka nice'id. Ma mingi aeg tahtsin väga gaming toole, kui ma olin noorem, aga nüüd ma olen kontoritoolidega ka täiesti rahul. Ma olen siin pikki tunde istunud ja ma ei väsi eriti ära. Küll aga ma tunnen ühte miinust sellel. Ja selleks miinuseks on see, et kui ma selle tooli ostsin, siis ma võtsin kõige suurema suuruse. See pidi olema XXL tool. Mu sõbral Margusel on räigelt suur tool ja seal on nii mugav istuda. Aga sellel toolil millegi pärast, kui te vaatate, siis mul on põhimõtteliselt pool jalga siit toolist üle. Et kui see istumisalus oleks natukene pikem või nagu sügavam või midagi taolist, siis võib-olla oleks mugavam natuke. Aga jah, ma panen nüüd tule kustu ja me vaatame selle maagia üle. Aga jah, ma loodan, et teile meeldis see video. Kindlasti smashige like buttonit ning subscribe'ige, kui te veel ei ole. Reitige minu setupi 10 pallisüsteemis, reitige Ketli setupi 10 pallisüsteemis ja reitige kogu seda tuba 10 pallisüsteemis. Ma loodan, et teil tuleb tore ja mitte masendav sügis siin hallis Eestis. Püsige toredad, püsige terved ja näeme juba järgmises videos. Davai! Hold on and do one of these old days.